Epp Mäe, oled järjekordselt võitnud Eesti meistritiitli. Et kuidas sa hindad oma vastast? Vastased on kõik sama, kõik on tuntud. Kahju on sellest, et tüdrukud läksid kõik eelmisesse kaalu seal enamus, et jäigi ainult üks vastane siis mulle, kellega ma sain maadada. Kas saidki, selle vastasega oma, uuemaid õpituid võtted proovida või kuidas sa oma maadust selles matšis hindad? Treenerid ja kõik ütlevad, et ära siis kohe selline pane, et tee ikka mingisuguseid ilusaid asju ka, et eks ma siis proovisin üht-teist. Kuidas üldse Eesti naiste maadluse arengut nii Eestis kui maailmas, et millised suunad või kas harrastajate hulk on jätkuvalt kasvav? Eestis ta võiks muidugi loomulikult parem olla, rohkem tüdrukuid ja peaks olema treenerid, kes tegeleksid just nagu naistega selles suhtes, et paljud naismaadlejad on pärit Kreeka-Rooma klubidest, ei ole päris see tehnika nagu sama, et natuke jääb nagu selle taha kogu see Eesti naiste maadlus. Sinu põhiteod jäävad siis väljaspoole Eesti piir, et millised on järgmised plaanid sul? Järgmised suuremad võistlused ongi siis seal samuti Rootsis Klippanis, kus on suur rahvusvaheline turniir ja pärast seda jääme sinna laagrisse ka mõneks ajaks siis. Ja siis on Euroopa meistrivõistlused ees. Et millised ootused sul seal on? Ega väga madalad need kindlasti ei ole. Madalaid ootusi, kes ikka teeb omale, aga sellel aastal saab kindlasti huvitav olema, sellepärast, et kuna kaalud muutusid on eelnevale 72-le veel 75 kilogrammi, siis minu kaalutüdrukud jaganevad nüüd kahe kaalukategooria vahel, et saab huvitav olema, kes kuhu läheb, et ma ei ole ka veel ise kindlalt otsust teinud, et kummas ma siis maadlen. Tuleb vaadata, kes kuhu. Hästi. Kuidas ise hindad, et kas see kaalu kategooriate muudatus on sulle pigem kasuks või kahjuks? Kui võtta nüüd seda, et 75 kilogrammi on olümpial ja 72 seal ei ole, siis mulle nagu sobib, et sinna 72 ma pean ikkagi kaalu maha võtma, et 75 ma olen suhteliselt olegi praegu normaalkaal. Aga aitäh sulle, edu kindlasti laagrites ja turniiridel ja Euroopa meistrivõistlustel. Suur aitäh!